Kujuta ette olukorda. Sa oled just avastanud midagi, mis võib muuta kogu su pereelu. Sa näed selgelt teed parema tuleviku poole. Aga kui sa seda jagada proovid, siis sind ignoreeritakse või halvimal juhul naerdakse välja. Täna räägime sellest, mida teha, kui su lähedased ei huvitu rahast ja investeerimisest. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Tänast teemat näitlikustame väljamõeldud tegelaste Marju ja Tõnu lugudega, milleks inspiratsiooni olen saanud Starfishi siseringist ja meie ümbert. Marju hakkas investeerima aasta tagasi ja tema portfell on kenasti kasvanud, aga tema abikaasa silmis on see täiesti mõttetu riskimine. Iga kord, kui Marju üritab teemat tõstatada, vahetab mees teemat või ütleb, et räägime sellest kunagi hiljem. Ma näen seda mustrit nii tihti, kus üks partner näeb võimalusi, teine aga samas olukorras riske. See oli eriti valus ka Marjule, sest ta nägi selgelt, kuidas nende perekonna rahaline tulevik võiks olla palju parem. Ta nägi võimalust luua lisasissetulek, mis võimaldaks teile rohkem reisida ja lastele parema hariduse anda. Aga tema abikaasa nägi ainult riske ja potentsiaalseid kaotusi. Marju kõrval teine näide on Tõnu, kes üritas oma vanemaid veenda, et nad peaksid oma säästudega midagi enamat tegema, kui lihtsalt hoiuarvel hoidma. Aga tema ema ütleb alati, et me oleme alati seda hoiuarvel hoidnud ja meil on sellega hästi läinud ja kunagi ka on ise investeerinud 20 000 krooni ja kaotanud kogu oma raha. See on tüüpiline põlvkondade vaheline lõhe, kus vanemad usaldavad traditsioonilisi meetodeid, raha maa sisse matmist või kontol hoidmist ja noored näevad hoopis teistsuguseid võimalusi. Tõnu oli eriti frustreeritud, sest ta nägi, kuidas inflatsioon sõi tema vanemate säästude väärtust. Ta teadis, et isegi konservatiivne investeerimisstrateegia oleks parem kui raha hoiuarvel hoidmine, aga aastatepikkune harjumus ja hirm muutuse ees olid tugevamad kui tema argumendid. Aga miks inimesed tegelikult investeerimisest eemale hoiavad? Tihti pole asi mitte huvipuuduses, vaid hoopis hirmus. Hirm tundmatu ees, hirm kaotada, hirm vigu teha, võib-olla nad on näinud kedagi raha kaotamas või on neil endil olnud väga halb kogemus. See hirm on eriti tugev vanema põlvkonna seas, kes on läbi elanud mitmeid majanduskriise. Nad mäletavad, kuidas nende vanemad kaotasid säästud pankade pankrotistumise ajal või kuidas nende tuttavad kaotasid raha püramiidskeemides. Need mälestused ja hirmud on päris reaalsed, neid ei tohi alahinnata. Nüüd see, mida sa tegelikult teha saad, on kõigepealt lõpetada see veenmine. Jah, sa kuulsid õigesti, lõpeta nende ümber veenmine. Selle asemel jaga näiteks oma teekonda. Räägi ausalt nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest ja las nad näevad, et sa ei ürita neile midagi müüa, vaid sa lihtsalt jagad oma kogemust. Ja siinkohal on eriti oluline just ka ebaõnnestumistest rääkida. Muidu jääb mulje, nagu sa varjaksid midagi. Marju tegi just nii. Ta lõpetas abikaasa veenmise ja hakkas lihtsalt rääkima, mida ta õppis ja tegi. Ta jagas avameelselt ka oma vigu, kuidas ta alguses ostis emotsiooni ajal aktsiaid ja kaotas, kuidas ta õppis oma vigadest ja muutis hiljem oma strateegiat. Ja mis juhtus? Mõne kuu pärast hakkas mees ise küsimusi esitama. Eriti huvitav oli see, et mees hakkas märkama muutusi Marju käitumises, kuidas ta hakkas rohkem lugema ja õppima, kuidas ta muutus enesekindlamaks rahaasjade arutamisel. Ja mis kõige tähtsam, kuidas ta suhtus rahasse palju teadlikumalt ja vastutustundlikumalt. Teine oluline asi, tee rahateemad neile relevantseks. Kui su partner unistab reisimisest, näita, kuidas investeerimine võib aidata seda eesmärki saavutada. Kui su vanemad muretsevad pensioni pärast, siis räägi, kuidas investeerimine võib luua lisasissetuleku. See oli täpselt see, mida Tõnu lõpuks oma vanematega tegi. Ta lõpetas rääkimise investeerimisest ja hakkas rääkima sellest, kuidas nad saaksid oma pensionipõlve mugavamaks muuta. Kuidas nad saaksid rohkem lastelastega aega veeta, selle asemel, et muretseda igakuiste arvete pärast. Kuidas nad ei peaks pensioni olles enam tööd tegema. Aga siinkohal võib-olla kõige tähtsam. Austa ka nende otsuseid. Tõnu lõpetas vanemate veenmise ja hakkas lihtsalt oma edusammudest rääkima. Aasta hiljem tulid nad ise küsima, sest nad nägid, kuidas poeg suutis endale korteri osta. Ja see üleminek juhtus väga loomulikult. Ühel päeval tuli Tõnu ema tema juurde ja küsis lihtsalt, kuidas sa seda tegelikult tegid. See korteri ostmine, ma mõtlen. Ja see oli algus pikale dialoogile, kus nad said ausalt rääkida nii rahast kui ka hirmudest sellega seoses. Siin on see, mida sa tegelikult tegema peaks. Keskendu oma teekonnale, jätka oma plaaniga, ole eeskujuks. Näita, mitte ära räägi. Ole lihtsalt valmis, kui nad abi küsivad. Üks meie koguna liige ootas 3 aastat, enne kui tema naine hakkas investeerimisest huvituma. Ma ei salga, need 3 aastat olid tema jaoks frustreerivad. Ta nägi võimalusi, mida nad maha magasid.
Nägi, kuidas enne sääste sõi inflatsioon, aga ta jäi kannatlikuks ja kui tema naine lõpuks huvi tundis, oli see sügav ja siiras huvi. Ja miks? Sest ta nägi reaalseid tulemusi, mitte ei kuulanud lihtsalt juttu. Ta nägi, kuidas mehe investeeringud olid aastate jooksul kasvanud, kuidas nad said endale lubada asju, mida nad varem ei saanud. Ja mis kõige tähtsam, ta nägi, kuidas rahateemad ei tekitanud enam stressi nende suhtes. Ja veel üks oluline asi, mõnikord on parim strateegia lihtsalt aksepteerida, et kõik ei peagi investeerimisest huvituma. See on täiesti okei. Sinu roll pole kedagi ümber veenda, vaid olla toetav, kui nad on valmis õppima. See aksepteerimine võib olla vabastav. Sa ei pea enam tundma, et oled vastutav teiste inimeste rahalise tuleviku eest. Sa saad keskenduda oma teekonnale, oma õppimisele, oma kasvule. Mulle meeldib ühe meie kogukonna liikme lugu, kes ütles nii. Ma lõpetasin püüdmast oma abikaasad veenda ja hakkasin lihtsalt ise tegutsema. 1 aasta pärast oli mul piisavalt sääste, et maksta ära meie auto. See oli hetk, mil mu naine hakkas küsima, kuidas ma seda tegin. See ongi võti. Reaalsed tulemused räägivad valjemat keelt kui ükskõik millised argumendid. Kui sa näitad oma tegudega, et investeerimine töötab, on see palju veenvam kui ükskõik milline teooria või argument. Ja lõpetuseks tahan veel kord meenutada ühte olulist tõde. Rahaline vabadus on teekond, mitte sihtpunkt. Mõnikord pead sa seda teekonda alustama üksi. Aga tihti, kui sa jätkad järjekindlalt ja näitad eeskuju, liituvad teised sinuga tee peal. Loodan, et sul on sellest abi. Näeme järgmises videos ja seniks vajuta subscribe nuppu ja aktiveeri teavitused, et sa midagi maha ei magaks. Meil on sulle väga palju kasulikku veel varuks.